Tere kõigile! Tore on tervitada teid minu YouTube'i kanalil. Tänane päev on siis meil teisipäevane päev. Täna meil plaanis seljapäev, selg-piits. Ehk siis planeerime 3 harjutust seljale, 2 harjutust biitsepsile. Ma nii mööda minnes ütlen, et täna on vastapäev ka, kui me seda video filmime. Soovin kõigile ilust vastapäeva tagantjärgi. Ja üks vastlakukken on söödud täna. Ütleme nii, et minek on hea, tunnen, et energiat on palju, glükogeenivarud on täis. Nii et mis seal ikka, nagu öeldakse, ega pikk jutt kuskile ju ei vii. Nii et lähme ründame. Tule! Nii, esimene harjutus on meil jõutõmme. Jõutõmme, ma ütleks, et on üks väga-väga hea harjutus. Ta on compound exercise, ehk siis tegelikult me kaasame siin hästi palju lihasgruppe töösse. Ütlen ausalt, jõutõmbega on mul viimasel ajal suhted mitte just kõige paremad. On jäänud selline pikem paus sisse, aga nüüd ma olen oma uus puudetreeningkavas seda ikkagi proovinud sisse kombineerida. Aga tähelepanekud jõutõmbe puhul, mida me võiksime jälgida, on see, et jalgade asend, ehk siis õlgade laiune, harkseis, väike varvas vaatab natuke diagonaali välja. Jalad on siis, kang on sul täpselt nii, et see kang on sul täpselt nagu jalgade keskel oleks, jah? Ehk siis kangiga sa veel puutud oma kerget jalgu, kallutad natukene, siis tuleb puusadega siit alla poole, põlved liiguvad otse kangi alla. Käte asend võiks olla nii, et käte asend ei ole sul siis täpselt jalgadega ühel piirjoonel, vaid natukene laiem käte asend, kus sa siis võtad selle käte asendi segahaarde või siis pealthaarde, jah? Ja mis on siin oluline? Ehk siis oluline on see, et see puusaliiges ja õlad liiguvad sul siis täpselt samal ajal üles, jah? Ehk siis sa ei tule enne puusaliigesega ja sa ei hakka selga siit võimalikult kumeraks viima, ehk siis see kogu koormus langeb sul ala selga. Ei, seda ei ole vaja, sest meil on vigastusoht siis liiga suur. Ehk siis me tuleme nii, et maa vastupanuga, ehk siis suruksime nagu maad endast eemale, õlad on kõrvadest eemale ja surume ennast üles. Siin võime puusa lukustada, korraks tuhara samamoodi aktiveerida ja langetame selle kangi võimalikult kere ligidalt uuesti alla. Ja kordame. Esimene soojendusseeria siis täna ma püüan minna välja siis kuni 160-ni. Pigem jõutõmme puhul kasutan alati või rakendan pigem alati väiksemaid korduste vahemikke, ehk siis 4-6 vahemikus. Et pigem kontrollitud rohkem tehnika. Esialgu siis ütleme nii, et 160 on mul see piir, kus ma tahaksin välja minna. Nii et selline soojendusseeria 60-ga täitsa hea alustada. Ja sealt siis edasi 100 peale, 120, 140 ja viimane siis seeria võiks tulla 160-ga. Mis on veel võib-olla oluline või hea, on see, et see tunnetus oleks sul natukene parem maaga, siis võid sa seda teha ka palja jalu. Parem tunnetus maaga. Hea küll. No ütleme nii, et täna minekut on, aga ei ole see kõige lemmikum harjutus. Aga teinekord peabki tegema midagi vastu tahtmist, nii ma pean oma sõnu sööma, et kui ma ütlesin, et võiks olla see venitus ja pinge ja progressive overload ja harjutus võiks olla sulle meeldiv, aga
täna vist ma pean oma sõnu sööma, nii et okei, neelame selle alla, aga vaatame, mis selle jõutõmbega edaspidi saab. Okei, 160. Siit võiksin tulla 4 kordust, võiks olla praegu see selline siht, eesmärk, mida ma siin jälle külad kõrvadest eemal ja maa vastupanuga tuleb see surumine siis nagu maad surust endast eemale, jah. Võitle, armasta või kuidas öeldakse, vihka, armasta suhe. Õnneks on see, et on väga head sõbrad, kellega on alati hea koos treeni tulla, kes mind motiveerivad samamoodi ja ilmselt ma loodan, et ma motiveerin neid ka. Martin, Andri, vend, Kuruk, ühesõnaga, neid on palju. Seega, nagu öeldakse, kui tahad minna kiirelt, mine üksi, kui tahad minna kaugele, mine koos, nii et meeskonnatöö teeb kõik võimalikuks ja siis võid saavutada kõik oma eesmärgid ja unistused. Jah, nii on. Okei, järgmine harjutus on meil horisontaalne seljatõmme, jah. Sättida pink endale mugavalt, kuidas sul on, ehk siis oluline see, et sa ennast siin pannkoogiks päris ei suruks, eks ju. Ehk siis minul on see optimaalne vahe selline 7-8, oluline see, et kui sa seda seljatõmmet siin teed, et sa saaksid võimalikult selle pika venitusamplituudi siin ka kätte, jah. Ja käed tulevad võimalikult nurkselt kõrvale. Küll aga minul on siin natukene selline väike spinn peale keeratud veel selle harjutusele ja mina teen võtan sellise spakaadi asendi sisse, kui nii võib öelda. Jõusoolis räägitakse legende selle kohta, kuidas ma seda harjutust teen. Aga noh, igal ühel on oma ja et oluline on leida endale see, kuidas see harjutus sulle endale kõige efektiivsem on, jah. Ehk siis pealt haare. Venitusamplitud, siit tõmme võimalikult kere ligidalt, siit kallutad natuke veel keha peale ja suru seda lailiast endal ka siin võimalikult kokku, ehk siis kujutan ette, et sul on siin, ma ei tea, banaan, apelsin on sul siin biitsepsi ja lailiase vahel, mida sa saad kokku pressida ja suruda, jah. Ja siit lähed sa kehaga kaasa, venitusamplitud ja tõmme, jah. Tempo võiks olla jällegi selline, 1-3-1, mida ma ise jälgin. Rapsida ei ole vaja, ehk siis võimalikult stimuleerida neid lihaskihude töösse, jah. Ma arvan, et üks lemmikuid harjutusi, mida mulle teha meeldib. Ma tulen siin 10 kordust ja lähme 4 seeriat. Kui seda harjutust teha, seda harjutust on võimalik teha ka 2 käega. Mis on oluline selle pingi puhul, et see pink ei oleks sul liiga all, eks ole, ehk siis sa ei toeta selle oma torsoga rinkerega siia vastu, vaid pigem just selle kolmnurga kohaga, et sa tunneksid ennast eelkõige mugavalt, jah? See võiks olla selline märksõna number 1. Teine, jalad on toetatud siis endale samamoodi mugavalt, kas siia või siia. Ja samamoodi siis selle padja kaugus sellest võiks lähtuda nii, et ehk siis kui see padi on meil liiga eespool, see tähendab seda, et me kaotame selle maksimaalse venitusamplituudi ehk siis range of motion'i siin ära, sellepärast et ei saa absoluutselt venitust kätte, raskus läheb kohe vastu raskust, jah, okei. Oluline on see, et sa tood selle padja natukene rohkem välja. Igal indiviidil erinev, sõltuvalt käte pikkustest ja nii edasi, eks ju, okei. Minu jaoks on selline 8 täiesti optimaalne. Võtad pealt haarde ja siit siis lähed sa ette venitusse, jällegi päris pannkoogiks ennast ei suru, õlad kõrvadest eemal ja tõmme tuleb siis, käed tulevad nurkselt kõrvale, siin proovid veel natuke naabalud aktiveerida ja tuled ette kerge venituse natukene kehakallutusega, ehk siis ei lase ennast selga täiesti kõveraks, aga natukene just tekitada seda venitusamplituuti just lailihases. Tõmme käed kõrvale ja 3 kätte.
Okei. Järgmine harjutus on meil jõutõmme tehtud, horisontaalne tõmme tehtud. Ütleme nii, et kõik nurgad on enam-vähem kätte saadud. Teeme nüüd sellise ülevalt alla vertikaalne seljatõmme. Teen selle seljatõmbe natukene omamoodi. Ehk siis ma istun siia peale sellise küljega. Seljatõmme tuleb ülevalt alla. Siin samamoodi. Korraks aktiveerid ära. Ja sa saad siit lasta võimalikult pikka venitus, on ju. Tõmme ja pikk venitus. Mulle see harjutus kuidagi moodi istub, meeldib. Tuleme siit 8 kordust. 4 seeriat. Siin harjutuse puhul, mis sa võiksid veel jälgida, ehk siis tegelikult me saame siin samamoodi juba natukene ka biitsepsile tööd kätte, on ju. Ehk siis see venitusaste või venitusamplitud võimalikult pikaks ja tõmme siit ülevalt alla, korraks fikseerid ära. Tulen siin harjutuses siis 8 kordust, tuleme 4 seeriat, et pigem hästi kontrollitud tehnika ja tempo samamoodi siis ei hakka kuidagi moodi rapsima, et see venitus jällegi, nagu ma olen treeningusse alati pigem rõhutanud, hästi kontrollitud tehnika, hästi kontrollitud liigutustegevus. Oluline on see, ehk siis mind muscle connection. Aga nende harjutuste puhul ka, mida ma võib-olla jälgin, et ma alati püüan jätta selline 1-2 sellist reppi nagu reservi, ehk siis reps of reserve, ehk siis tegelikult, mis ma sellega sihin, et ma ei lähe alati maksimaalsesse pingutusse välja. Mõne treeninguga tõesti võib juhtuda, et ma lähen. See sõltub nädalast, sõltub mahust ja kõigest muust. Aga et mitte oma kesknärvisüsteemi väga liialt üle koormata. Ehk siis oluline on tegelikult selle puhul, et see treening valmistaks, maksimaliseeriks võimalikku lihas- ja jõukasvu, aga oleks selle juures ka siis võimalikult efektiivne, et järgmist treeningut alustada siis puhanud foonilt. Aga töötame edasi. Okei, meil on nüüd jäänud siis, me teeme biitsepsile 2 harjutust, aga seda teeme siis superseeriana, ehk siis incline'is kalppingil 45 kraadi ja tuleme siis küünaliigese kõverdamine. Siit sa võiksid võib-olla mida jälgida, ehk siis kui sa kõverdad oma küünaliigest, siis natukene väikest sõrma nagu diagonaali välja keerata, ehk sellega me aktiveerime veel omakorda seda biitsepsi pead, jah? Pikka pead. Rahulikumalt alla. Üles tulles natukene keerad veel siit seda hantlit välja. Hea harjutus. Peame palju jõudu rakendama, et seda hantlit sealt alt üles tuua. Saame siit jällegi väga hea pika liigutusamplituudi kätte. Ja olla langemise faas rahulik. Okei, me teeme siis seda biitsepsile superseeriana. Meil on järgmine harjutus hämmer püsti seistes ja toome siis vahelduvalt küünaliigesest kõverdame siis kätt ja tood selle hantli siia rinnaka esiossa. Mis siin võib-olla täheldada seda, et sa ei hakka väga palju oma kehaga kaasa seda kompenseerima. Ehk siis sellist pungimist ei ole vaja teha. Pigem sul on küünaliiges kõverdatud. Püüad hoida seda ühes asendis. Hammer on hea harjutus. Kui tahad käele saada paksust, siis nagu teravamad pilgud või kõrvad või silmad, kes on märganud, siis käepäeval oli mul samamoodi hämmer sees. Selline lihas, mis asub biitsepsi all, on brachiaalis, see annabki seda käele seda suurust. Sul on vaja.
2 jäi veel sahvrisse. No nii, siin me oleme, trenn on tehtud. Jällegi linnukiga kirjas ja tänane seljapäev siis ametlikult purgis. Mida ma tegelikult teiega jagada tahtsin? Täna oli täpselt just selline päev, et tunded olid hästi sellised ambivalentsed. Mul oli mõte, et kas ma ikka täna tahaksin tulla trenni. See tunne tulenes sellest, et oli täpselt selline väsimus. Päevad on olnud üsna pikad, väsitavad, energiakool on suur ja täpselt selline tunne, et patareid on tühjad. Ja ma ei tea, kas teil on ka sellist tunnet, kindlasti teil on ja peab tõdema, et see on selline naljakas tunne, et aga sellega on võimalik mängida, sellega on võimalik manipuleerida ja täna ma seda tegin, ehk siis ma vedasin ennast kohale, tulin, tegin ära ja siin ma olen. Kui on hea, meeleolu on laes ja tõesti ajukeem on hoopis värskem, teravam ja tõesti seda tunnet te teate ise ka, kui trenn on tehtud ja mis emotsioon teid valdab. Aga mis on üheks suureks faktoriks ja mis ma nagu ise natuke ka filosofeerisin ja võib-olla teiega tahaksin jagada, on see, et kas te olete ise ka mõelnud, mis on nagu vahe motivatsioonil ja mis on vahe distsipliinil. Motivatsioon on selline hästi volatiivne, see on ajas nii muutuv, tulevad mingid igapäevased toimetused, elu tuleb vahele ja tõesti, laps jääb haigeks, tööalane mingi kriis ja nii edasi. Elu tuleb lihtsalt sõna otseses mõttes vahele ja väga raske on ennast võib-olla trenni vedada, eks ju, sest muud kohustused lihtsalt tulevad. Järjepidevus jällegi on see, et sa sunnid ennast mingeid asju tegema, isegi kui need mingid asjad sind tahavad rajad kõrvale tõmmata. Ja mis veel hästi suurt rolli mängib, vähemalt minu juures on see, et hoida ennast ka selliste inimestega, seda ökosüsteemi ja sellist keskkonda, kus sind pushivad sinu sõbrad edasi. Ehk siis nagu ma olen ise varem öelnud, et üksi võid minna, kui tahad minna kiired, minna üksi, kui tahad minna kaugele, siis minna koos sõpradega, siis täpselt see tunne ongi, kui sul on sõbrad õiged kõrval, kes sind motiveerivad, inspireerivad, siis seal ei ole mitte ühtegi tagasiteed ja seal ei ole mitte ühtegi allaandmist, ehk siis sa lähed alati julgelt lõpuni, isegi kui sul on tuju kehv, väsimus, patareid täiesti tühjad, siis sa lähed alati lõpuni välja. Igal juhul, treening on kokkuvõttes investeering ja hiljem need dividendi välja võtta, see on lihtsalt kõige parem asi üldse. Nii et hoida enda kognitiivset funktsiooni teravana, hoida enda füüsilist kehalist aktiivsust, igapäevaselt aktiivsena, see on pika eluea võti ja seda ma ka tegelikult rõhutan, isegi väikesed sammud iga päev, see on nagu 1% jällegi parem, kui see oli teile, nii et ma rõhutan. Iga päev on sul võimalus, kas siis saad 1% paremaks või siis jällegi sa jääd kuskile stampi ja tuleb mingisugune platoo ette. Aga mina igal juhul võtan siit kokku oma selle treeningu. Ma loodan, et nautisite tänast treeningut. Jällegi tuli võib-olla mõni hea nipp teile endale juurde, mida jällegi kõrva taha panna või siis tehnikaalaselt saate endale ka võib-olla treenikavasse mingit täiustusi sisse viia. Aga peab mainima, et jõutõmme, ma ei ole sellega väga sõber ja ega ma vist väga palju temaga sõbraks ei saa ka, nii et aga igal juhul tõmbame siin otsad kokku ja aitäh, et vaatasite, like, subscribe ja järgmiste kordadeni, nii et kohtume trennis, tšau!